Joe, kuidas teil läinud on? Ma siiralt vabandan, sest et ma tean, et ma lubasin jälle hooga videosid tegema hakata, aga lihtsalt vahepeal on nii palju juhtunud ja vahele tulnud, et ma ei ole jõudnud ega jaksanud sellega tegeleda. Ma olen küll vahepeal kogu aeg filminud, mis vahepeal on juhtunud ja kuna ma ikkagi tahaks teid kõigega kursis hoida, siis ma nüüd jagan teiega neid videosid, mis siis vahepeal siin minu kodus arenenud on. Ma võin teile etteulotavalt öelda, et praeguseks me oleme juba Andresega tagasi omas korteris, aga kõik, mis siia vahele jäi, üritan ma nüüd paari videoga teile edasi kanda ja siis üritan edasi tegeleda muude teemadega ja võib-olla natuke huvitavamate videodega kui lihtsalt meie korteri saagaga. Kevadel eks läheb jälle maja ehituseks, aga ma loodan, et selle korteriga rohkem mingeid jamasid siis ette ei tule. Aga jah, ma rohkem pikalt ei jutusta ja siit tulevad siis korteri edenemise videod. Vaatame, mis siis täna tehtud on. Ossa. Peitsikiht on maha pandud. No nii, mis siin toimub. Täna juhtus siis selline asi, et ehitusmehed juba panid peitsi maha. Üritasid ka lihvida seda põrandat selliseks, nagu mul näidise peal oli ette näidatud. Ma vaatan, kus mul see laud on. Tšoo, nupsu. Ui, sul on pea katki. Igatahes näidis sai mul selline. Ja ma ei tea, nad ei saanud selle lihvimisega vist niimoodi hakkama selle suure masinaga. Ühesõnaga, nad lihvisid kõik maha ja vist nüüd hakkavad uuesti peitsima ja uuesti katsetama. Nii et ma loodan, et see põrand saab lõpuks ikkagi selline ja ikkagi valmis ka. Aga no jah, ma jõudsin täna töölt korterisse ja ma tunnen tohutut lakilõhna, nii et ja ongi ära lakitud, lihvitud ja lakitud, aga lakk peab veel ilmselt kuivama. Noh, natuke nust mökerdatud, nagu ma näen, jookseb pakku. Aga ma loodan, et nad teevad sellega korda. Ma ei tea, mis toimub. Tulin korraks koju ja avastan, et terve põrand on vett täis. Sest et meil tilgub kraanikausialt ja seda ei ole võimalik ära parandada ilma, et tervet seda kraani ära vahetaks ja kuna see ei ole meie korter, siis me väga seda ei tahaks nagu praegu teha. Mul on siin anumall, see oli triiki vett täis ja juba üle ääre jooksnud selle aja jooksul, kui ma lihtsalt käisin hommikul korraks apteegis. Käisin apteegis ja siis helistas mulle Andres, et minu korteri juurest naaber kurtis, et millegipärast terve öö otsa keegi lasi vett, et kas peseb pesu või mis värk on ja siis tuli välja, et meie WC-s, mida meie ei ole ammu kasutanud, vesi lihtsalt jookseb, sest et meil see WC, noh mitte siin vetsus, aga ma näitan, et see WC nupp on ja jääb kuidagi kinni ja siis vesi lahiseb ja kuna ehitajad olid seda ilmselt eile kasutanud, siis terve öö vesi solises, siin uputab, ma ei saa aru, mis toimub. Ma ei tahaks kogu aeg siin kanalil ainult negatiivsetest asjadest rääkida, aga kuna ma jagan oma elu teiega, siis sorry, et ma selline välja näen, nagu ma praegu olen, aga jah, terve nädalavahetus oli minu jaoks piin, kuna mu hammas valutas, kuna see sama hammas on mul aastaid natukene valutanud ja siis see valu ära läinud, siis ma ei pööranud reedel sellele väga tähelepanu. Ja siis laupäev, pühapäev olid nagu eriti hullud. Pühapäeva öösel ma ei saanud üldse magada, ma võtsin kogu aeg valuvaigisteid ja see valu ei kadunud ikkagi ära. Ja siis esmaspäeva hommikul ma läksin hambaarsti juurde, lasin selle hamba välja tõmmata. Ja nüüd on mul ikka veel nägu natuke paistes. Jah, see on seesama pool, kus mul ka lõualuuga oli probleeme.
ja nüüd ma taastun sellest siis hamba väljatõmbamisest. Mul on tekkinud ka nohu ja köha. Ma tegin koroona kiirtesti lausa 2 korda ja need olid negatiivsed õnneks, et mul on lihtsalt ilmselt mingi, ma ei tea, gripp või külmetus või ma ei tea, mis asi, lihtsalt nohuköha. Aga jah, mul on nii uimane olla ja ma käisin apteegis suuvett ostmas, millega ma pean siis oma hambahaava puhastama. Ja lihtsalt selle apteegis käimise ajal kõik see vesi on voolanud siia põrandale. Ööseks me keerame nagu vee üldse kinni, aga praegu mulle tundus, et ma lähen ainult nii lühikeseks ajaks välja ja ikka siin uputab. Nii et ma ei tea, mis põgana uputamiste saaga meid jälitab. See oleks nagu mingi halb enne või asi, kogu aeg mingid uputamised korteris, siin vesi jookseb, siis jääb korteris vesi jooksma. Mis see tähendab, kas ma peaks vett kartma? Ma ei tea. Öelge mulle, mis see tähendab. Aga okei, ma ruttu kuivatan selle põrand ära ja siis toimetan oma tegemisi edasi. No nii, täna on ehitajad alustanud juba seinte värvimisega, nagu ma näen. Nad on väga püüdlikult pannud siia plaatidele siis selle kaitseteibi peale. Ja tundub, et esimene siis kruntvärvi kiht on siia pandud. Tahvel on ka ilusti ära kaetud, et see värviga ei saaks ja kapid on kilega kaetud. Lahe, asi edeneb. Siia siis peab veel potsepp uue siis selle sooja müüri mingi aeg tegema. Aga lähme vaatame, mis elutoas toimub. Ja üks asi, mis ma veel teile näidanud ei ole. Lõpuks on ehitajad ära pannud ka selle sisemise ukse, mis siia poeruumi ja siis koridori vahele jääb. Ja see uks on selline, et see uks küll tuli välja, et oli suht kehvas seisus, et ma ei tea, vist viltu ja ei ole siin seda lingi vastas olevat kohta, et selle peab veel tegema. Aga ma ei tea, mulle meeldis sellise suure ruudulise klaasiga uks endale väga ja need olid jah, laojäägid ja suht soodsa hinnaga. Ma ei mäletagi, kas 40 eurot vist maksis nii-öelda kuskil poes näidiseks olnud uks. Tundub, et mul on siin päris palju viimistlustööd endal, sest et ütleme nii, et need ehitajad on küll head ehitajad, aga need, kes viimistlustöid neil teevad, värvivad, ma ei tea, lakkide ja peitsidega ümber käivad, siis ma ei tea, kas teie meelest on normaalne, et ma pean nagu ümber tegema nende tööd. Ma näitan mõndasid kohtasid, mida ma silmas pean. Ma siin siis tõmban järjest neid teipe ära ja näiteks ukseliistu kõrvalt. Okei, siia läheb nagu liist ette, aga nagu mis asi see on? Esiteks siin on pahtlijäägid, teiseks siin on põranda peitsijäägid, siis on läbipaistva laki jäägid. Noh, natukene on siin tolmune ka, aga nagu ma ei tea, ma pean selle kõik üle värvima või maha lihvima ja siis saan üle värvida näiteks sellised kohad, siis siit kamina kõrvalt ma tõmbasin eile teipi ära. No päris palju on seda alumist rohelist värvi paista. No ühesõnaga need teibid on lihtsalt nii ebatäpselt pandud. Siis ma lähen redele. Noh, mingid sellised kohad. Siis mul on siin laeliistu ja seina vahel. Siis sellised galeriisiinid, kuhu saab siis pilte riputada ja noh, sealt alt paistab, siis on nagu pooleldi on neid siine värvitud. Ma ei tea, kas ma nüüd värvin need siinid siis üle valgeks, kas ma üritan seda värvi sealt kuidagi maha kraapida, ma ei tea, mis ma teen. Muidugi siin on seda meisterlikkust eriti hästi näha, kuidas siis on teip niimoodi pandud, et nagu kõik on täiesti ära mõkerdatud. See alt ma üritasin ise pintsliga kaugemale värvida, sest seal ka kõik roheline paistis. No, sealt paistab roheline. Siis
ühesõnaga nokitsemist mul siin on. Ma ei tea, see ka ennem siin siuke katkine ei olnud, ma ei tea, mis toimub. Ja siis kõigele lisaks nad parandasid, panid siia kõik uue kipsi ja siis on ikka mingi mõlgi ise sisse teinud, sest see on näha, et see on peale värvimist nagu see mõlk veel siia tehtud, et no ma ei tea, noh. Ja võib-olla, et kirjeldada seda viimistlusmeeskonda siis natukene täpsemalt, siis üks päev, kui ma tulin siia korteri peale, ma tulin poest mööda ja minu ees kakerdas aeglaselt üks tüüp, kellel olid taskust väljas õllepudelid ja käes õllepudelid ja põhimõtteliselt see tüüp jäi mul igal pool nagu üle vöötra ja igal pool ette, et ta nagu juba aeglaselt nagu liikus ja mõtlesin, et issand, kes see nagu keset päeva niimoodi kuskile läheb. Ja siis jõudes siia enda korteri kanti, näen ma, et astub minu korterisse sisse. Nii et see õllepudelitega tüüp oli siis üks viimistlusmeeskonnast. Et jah, pole siis ime, et nii mööda on värvitud, kui nagu väike õlle käib nagu töö kõrvale või ma ei tea. Kuna ma tahan, et mu kodu ikkagi hea välja näeks, siis eks ma pean siin siis ise hakkama timmima ja nende vigu parandama. Nii äge. Me proovime täna pirne, milliseid siia laternasse panna. Siin hästi ei ole näha, aga see on siuke soojem valgus ja siuke spiraalne pirn. Ja siis see on nagu natuke külmem. Esimesed lumehelbed ka. See on natuke külmem valgus, aga siin on siuksed nagu püstised pulgad. Ma pärast näitan neid karpe. Aga ma ei tea, kuidas teile tundub? Mulle tundub, et see õdus isegi on mõnusam. Silmaga on nagu seda valgust nagu rohkem näha. Et see on võib-olla liiga ere isegi. Mis te arvate? Täna hommikul on siis edusammud sellised, et põrand on läbipaistva lakiga üle lakitud ja siin saab peal juba kõndida. Kõik paberid on eest ära võetud, seinakontaktid on tagasi pandud. Minul jääb veel natukene viimistleda neid värvivigu, mis nad teinud on, aga korteri paneb elamiskõlblik vaikselt välja. Tundub, et asi edeneb. Täna veel tuleb Pottsepp, vaatab köögis olukorra üle, kes siis selle soojamüüri uuesti laob. Nii et siis saab köögiga hakata seal tegelema. Et ma ise loodan, et kas või nupsu pärast me üritame juba varem siia sisse kolida ilma asjadeta esialgu, et lihtsalt madratsiga kas või siin põranda peal magada, et nups saaks öösel siis toas olla, sest väljas on juba külmad ilmad. Aga jah, edusammud ja loodetavasti me saame varsti siin siis ööbida. Praegu Andres kütab ahju. Et siin ikkagi soe oleks, et kõik see lakk ja kõik ju tahab kuivada. Nups soojendab ennast ahju juures. On ju nups. No pange see särts sisse. No.
vaata, et ära ei kuku. Okei, no. Järsku ahju kütame, siis paneme ahjust eemale. Ja kui keskele ta läheb, siis näita. Aga see, et ta nagu otse on, seda saab sealt nagu ise liigutada niimoodi. Okei. Noh, enam-vähem. Vähemalt on hea kõrgus ja otse diivani juurest vaade. Okei. Täna oli meil siis selline uudis, et ühesõnaga me kolisime juba siia korterisse tagasi. Me elame praegu siin elutoas madratsi peal lihtsalt ja tagaruumis veel värvime liiste ja aknaraame ja kõik on nagu alles teos. Aga kuna kass on siin muidu öösel õues, siis et öösel ikkagi kass saaks olla toas ja soojas, siis me kolisime siia korterisse tagasi. Ja kuna kohe hakkab ka detsember, siis me ei tahtnud nagu lisakuud veel seal üürikorteris olla. Et ühesõnaga me tulime siia korterisse tagasi ja enamus asjad on veel kastides ja hoiul, et siin korteris on meil põhimõtteliselt sama minimalistlikud asjad, nagu meil seal üürikorteris olid. Et asjad, mida on igapäevaselt tõesti vaja. Ja täna siis tuli Potsepp, et hakkab siis köögis siis soojamüüri taastama. Et siis saab peagi kööki asjad tagasi kolida, pliidid asjad paika, köögimööbli ja siis saame nagu põhimõtteliselt normaalsemalt siin elada. Aga tuleb välja, et kui Potsepp siis hakkas seda korstnajalga siin vaatama, mille kõrval see soojamüür siis tuleb, siis ta avastas, et see korstnajalg seest oli katki ja põhimõtteliselt ohtlik. Ja siis, kuna see nüüd ei lähe kindlustuse alla, siis esiteks me peame juurde maksma selle töö eest. Ja see tähendab ka seda, et kuna need lõõrid on siin kõik ühenduses, siis me ei tohi ka homme ahju kütta. Ja praegu ei tea ka vist, kui kaua me ei tohi ahju kütta, et ma ei tea, kuidas me siin sooja saame. Elektri hind on nii suur, et ma ei tea, kas puhurit on mõtet nagu sees hoida, et nüüd ma ei teagi, kas me nüüd kolisime liiga vara siia tagasi. Vähemalt nagu hea on see, et selline viga tuli välja. Ma tulin just töölt ja ma näen, et Potsepp on siis siin juba parandused teinud, siin seest asjad korda teinud. Ja siis ta saab hakata ilmselt siis siia nüüd seda soojamüüri ehitama. Ma ei tea, kaua see peab siin kuivama. Aga jah, sellised uued ootamatused ja asjad lükkuvad edasi ja me ei saa vahepeal ahju kütta. Noh, kaminat me ei saa niikuinii kütta, sest et põhimõtteliselt siit tuleks kamina siis suits kõik siia kööki. Et seda me niikuinii ei tohi kütta, sellepärast et Päästeamet on ka meile ettekirjutuse teinud, et me ei tohi seda kaminat kasutada, muidu me saame trahvi, aga me ei oleks nii rumalad, et me hakkakski seda kasutama, sest et kõik suits tuleb siit august sisse. Aga jah, et vahepeal mul on tunne küll selle korteriga, et astud ühe sammu edasi ja siis 2 tagasi. Need on need vanad majad, kus on mingid kummalised süsteemid ja võib-olla eelmine Potsepp ei teadnud ja ei näinud ka nagu, mis seal korstnajala sees oli, et seal oli asjad kokku vajunud ja mingid vaheseinad katki läinud, et jah, me ei tea. Aga noh, vähemalt me oleme siin korteris tagasi, olgugi siis, et võib-olla meil ei ole lähipäevadel nii soe, aga isegi siin kola keskel, isegi siin asjade keskel, ma tunnen, et mul on hea siin kodus tagasi olla ja et kass saab meie kaisus magada. Aga jah, ma ei hakka tänast videot rohkem pikemaks venitama, nii et mis edasi sai, see tuleb juba järgmises videos. Aga praeguseks kõik, tšau ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau!